et seda ei saa enne käest ära panna, kui jõuda lõpuni. Seal on toredaid näiteid Gruusia posti toimimisest ja sellest, kuidas võivad suured mehed tulla tangidega, kui üks päev on üle läinud gaasiarve tasumisest. Aga kuidas on grusiinide kriitikataluvusega, kui nüüd see raamat tõlkida gruusia keelde, siis kuidas grusiinid võiksid taluda seda, mida siia kirja on pandud? Kuna see gruusia keelde tõlkimine on õhus olnud ja mulle endalegi tundub, et see oleks vahva mõte, siis ma kindlasti konsulteerin oma Gruusia sõpradega. Ma saadan need raamatud sinna, las nad loevad läbi, selles mõttes, et mul on üks Gruusia sõbranna, kes on Eesti filoloog, Maia Sorchatse, et eriti tema arvamust ma usaldan, et kui tema arvab, et see on ehk liiga kriitiline tavalisele grusiinlase, siis ma eriti ei soovi seda tõlkimist, sest et mul ei ole mingit soovi olnud kritiseerida, õpetada, see ei olnud üldse minu soov, kui ma seda raamatut kirjutasin ja enda arvates ma olin suhteliselt leebe. Aga nüüd ma olen kuulnud siit ja sealt ja praegugi siin, et siiski on kriitiline, nii et seda peab mõtlema, sellepärast et ma arvan, et grusiin on tundlik kriitika suhtes. Et neile ikkagi, sest nad tõesti on külalislahked ja kuna mina olen nende maal elanud mitmed aastad, mind on tõesti hästi vastu võetud ja nüüd ma võtan kätte, hakkan kritiseerima, et eestlasel on selline eneseiroonia võib-olla rohkem omane ja mulle tundub, et eestlane võtab kriitikat palju paremini vastu kui grusiin. Millise eelhäälestusega eestlane võiks minna Gruusiasse, kui inimene sõidab kas või turismireisile nädalaks 2 Gruusiasse, siis mõne inimese võib-olla tõesti teeninduskultuur, kui ta satub postkontorisse, võib ju ära ehmatada, aga sinna vist ei maksa minna selliste ootustega, nagu meie siin Tallinnas või Võrus või ükskõik mis Eesti linnas ringi käime. No just nimelt, et ma arvan ka, et ei maksa üldse minna sellise ootusega, et seal on samamoodi nagu siin. Et seal on teistmoodi, aga kui sa lähed tõesti 1-2 nädalaks Gruusiasse, siis mina arvan, et eelhäälestus peaks olema hästi positiivne, et sa pead olema valmis väga vahvateks kohtumisteks, valmis selleks, et sa satud täiesti võõraste inimeste nagu hoole alla, et ja siiski mingil määral nagu usaldama grusiini, et kui ta ütleb, et ta teab, kuhu ta su viib ja seal on kõige parem, et isegi kui sulle ei tundu, et see koht on kõige parem ja see ei vasta meie mingitele standarditele, siis tema on seda ikkagi südamest teinud. Ja natuke tuleb ka valmis olla selleks, et Gruusia ei ole üldse nii odav maa, kui võiks niimoodi arvata. Kahjuks nad seal turismisektoris armastavad päris palju raha küsida, võib-olla mitte kõige paremate teenuste eest, aga kui need ootused maha suruda, et sa lähed sellist standardset, sellist garanteeritud turismiteenust saama, vaid just nimelt nagu hästi avatud meelega ja kindlasti linnast välja sõita, kindlasti sõita mägedesse, kloostritesse, et need on kindlasti täiesti unustamatud hetked. Ja kindlasti käia võib-olla mitte kõige pealinna peatänava restoranis, vaid just nimelt kuskil teeäärsetes sellistes kõrsukestes, kus siis pakutakse tõesti täitsa kodutoitu ja koduveini ja see on kõik minu meelest alati nii vahva kokku, et olge hästi avatud ja ärge seadke endale mingisuguseid standardeid, mida seal ei täideta, ütleme nii. Aitäh, Dagmar Raudam, tulemast Vikerraadio stuudiosse ja rääkimast uuest raamatust Minu Gruusia. Aga kas on plaanis taas minna? Mul niisugust plaani ei ole, aga see on selge, et kui esimene võimalus avaneks, siis ma ikka läheks hea meelega.